katus sisse kukkunud, aga vaatame, mis me näeme siit. Aga siin on isegi söödav. Tellissinad. No, muidugi. Laadid on siin tehtud. See on mingi pesuruum olnud. No siin on isegi katusest peaaegu peal. Paistab seda muud. Midagi. Põranda seest vist on torud ära varastatud. Või midagi on siit üles kaevatud. Ma arvan jah, need on need kanalisatsioonitorud ja miks sinu asjad on üles karatud. Midagi sajab siin. Kas see on läinud metalliks või? Enne seda teab milleks. Need ongi vist need vahtramahla korjajad. Ta vist ei ole loksa ju. Mingi suur pea või mis iganes ta siin on. No siit on metsa võetud maha, jah. Kas nad hakkavad midagi siin nüüd ehitama või tegema? On ka huvitav. Aga ikkagi sellel on ikkagi katus ka õõre. Ja seal kasvab, seal pööningul kasvab metsa. Puud on katusest väljas. Seal taga on ka majad. See on mingi suure ala peal arvatavasti ikkagi. Vaata, mis see on. See peaks mingid laod olema. See on nii-öelda maa sisse varjatud. See võib-olla tähendab seda, et siin oli lõhkeaine laadu. Siin peab all olema veel mingi ruum, kuskil peab liigi sisse pääs olema. See sisse kukkunud ei ole. See on see, et sa sile siit pealt. Võib-olla sealt tagant poolt on sisse pääs. Ma siit kuskilt ise läbi ei kuku. No igatahes siin on mingi auk on siin olemas. Vaata, kus siin see sisse võiks olla. Nii, mis siin on? No siin on mingisugused augud on siin. Kuskilt siit saab sisse või? No. No, see on ikkagi betoonplaatidega kaetud. Vaevalt see
vaat see lõhkeaine oma oli, aga mingi värk pidi siin olema, et see niimoodi maa sisse varjatud on. Puiduladu või? Noh, ei tea. Võib-olla tahtsid lihtsalt, et temperatuuri hoida, jah? Mingi jahedam värk. Muidugi peaks nüüd olema väike lamp kuskilt. Võivad keldrid olla küll. Ja aga siin eriti midagi ei. See ei näita sulle midagi, jah? Mitte väga. No seal on ka mingisugune plaaditud mingi asi on seal. Uurimoon. See nagu meenutaks garaaži, aga kuna siin sissepääsus ei ole, siis mõned laes on need telefonikorgid. Äkki see oli neil mingisugune telefonijaam, siin on keskjaam. Sest need korgid on nagu elektri jaoks nagu väiksed, et need olid telefonil olid sellised korgid. Et võib-olla oli mingi sõjameeste telefonijaam. Siin on ikka küte. Ja aga kinnine. Et siin on mingi jama otsa ja just mõne naela otsa. Ei no siin on nagu suksed huvitavad ruumid. Noh, väga huvitav. Sobib keldrina pruukida. Tegelikult mingit laga on ikkagi üsna vähe tegelikult. Pigem on ikkagi mingi muu, niisugune nagu ehitus ja no mingit prügi vaata on vähe. No ju siis pole viitsinud keegi nii kaugele tulla siin prügi vedama. Igasugused on mingid prügi täis meelest. Nojah, ju siis siin ei ole. Kellegi asemed ja mingisugused küttelised tagasid on. Siin on nagu uus kohas vaata, ainult mingisugune telliskivi ja puru. No ta on piisavalt kaua lagunenud siin ikka. Mis on mingi seife. Keegi on selle kamina siit välja lõhkunud endale ära virutanud. Aga seal on näed mingisugune kuut. Tahame sinna minna. Aga see on mingi suur katel on olnud siin. Noh ja mis? Noh vaataks küll, et nagu mingi seif, et mingi ilgelt jäme uks, aga see on kõik puidust. See on puidust ja see ei ole metallist. Väga huvitav. Mingi ladu jah, mõtlen mida nad siin. No ju siis ta ikkagi mingi eriline kapp pidi olema, et oli vaja siuke konstrui esitada. Jah, aga see ahi on siin küll siuke ilge jurakas, nagu veerand tuba. Nii, mis suunas? Ja sinna veetorni nagu nii pääse. Ma arvan, et see on kõik redelid on ära lõhutud ja no vaata. Nägades keegi on siin metsa langetanud, et see on suht hiljuti. Miks? Ei tea. Vaheldas siin sugu erilist metsaväärtust oli. Võib-olla see läheb mingiks muuks teemaks siin kasutusse hoopis. Tõmbavad need majad maha ja teevad siia midagi muu. Kusjuures siin pealisehitis on siin oli butafooria olnud. Siis sealt alt ei läinud ühtegi asja siia ülesse, et pigem ta jättis muljet, et ta nagu on mingisugune suvaline maja siin. Aga ma arvan, see oli mingi sidekeskus. Jaa, aga seda valli ka ei tehtaks tavaliselt ümber. Ja see vall on puhtalt selleks tehtud, et keegi saaks mingi pommiga rünnata. Aga sama hästi võiks sealt katusest sisse tulla, sest see
betoonplaat oli suhteliselt õhuke. No ei tea, kes teab, kuidas need sovetikused neid asju arvustavad. Super messiv. Vaatame, igatahes siin territooriumil toimub mingi vilgas tegevus. Mingid masinad sõidavad ja mingid tegelased jauravad ja näed, seal on see no, mitte kaev, vaid see, et sa saad sõita masinaga peale. Saad seal remontida. Ma ei tea, mis tangiga see sinna peale saada. Mikas sellest tolku on, aga et siin on mingisugune töökoda vist. Imelik on muidugi see, et see näeb suht värske välja. Ei tea. No võimalik, jah. Kui siin on 2 veetorni. Eriti toredalt. Aga siis peab siin olema mingi puurkaev või mingi asi ka ju. Sinad võivad muidugi tänapäeval veel seda kasutada ka. No see on lihtsalt põõsast taga peidus. Ja näed, siin all on mingisuguse värskema uksega asi. Ma arvan, et see on ikkagi kasutuses need veetornid. Või vähemalt üks neist. Turvauks on eest. Ei näeks, see on mingi juhtimiskeskus siin on, näed. Mingi värske elektritoru. Elektrivoolik läheb sisse. Ja no vaata, katusel on ka mingid korstnad ja värgid-särgid. Võib-olla selle sama asjaga seotud see. Mida? Keegi siin krõgistas, jah. Ma arvan, et seal on ka mingi uks ees. Tohotilla. No ma arvan, see redel on siit ära virutatud. Mingi puidust redel on siia andud. Ohoho. Tegelikult saab ülesse küll. Ma ei ole kindel, kas me siit puidust redelist praegu tahame ronima hakata. No see on samasugune nagu oli Keila selle vanal kalmistul. Seda enam ei ole seal seda veetorni. Aga seal sa ronitud küll. Seal üleval see must sa näed, seal on tegelikult veetünn on seal. Ma ei mäleta, kuidas sinna. No ühesõnaga, kuskilt saab ronida sellest, et sa saad sellest veetünni sisse ronida. Ja siis saab üle või siis saab veetunnist mööda minna. Siis saab veetunnist mööda. Et saad pärast selle veetünni peale ronida või. Et ideeliselt, kui ta siin lahti on, siis mingil hetkel keegi kindlasti tahaks siia üles ronida. See ei näe ülevalt väga hull välja, nii et ma arvan, et see on täitsa pruugitav torn. Ma teen pildi. No me paneme selle üles. Sest jah, seda Keila veetorni olen nagu roninud päris palju oma ajal, aga nüüd seda võib enam ei ole. Oma ehituselt on samasugune. Seal oli neil ju mingi idee, nüüd teevad Keila veetornist, teevad observatooriumi. Aga kõikide märkide järgi läks vett vedama ja nüüd pole seda torni enam ka. Vaatame seda teise ka ära siis. Oleme uudisime. No me uurime, jah.
kui mõtled, siia oleks saanud ülesse. Ei, siia saab ülesse, jah. Ja ideeliselt kuskilt aknast välja saab isegi katusele ronida. Sest seal, kui me seal Keilas käisime, siis see ülemine otsa oli suhteliselt mäda. Noh, ütleme, on õnnestunud seal katusel käia ka, aga eriti mõnus see nagu ei olnud, sest see oli, nägi selline välja, et tuled kogu selle krempliga sealt alla. No näed, siin on mingi huvitavam. Vaatame, kas... Ma arvan, et sinna saab kindlasti üles minna ja... Kuidas sinna... Jaa, sinna üles jautama minna. Ja sinna saab ääre peale kuskile. Ja siis... Ja muidu... Kuidas sa muidu sinna on? No, ütleme... Anna põhjus, küll leitakse võimalus. Ja vaatame, teeme siin mingi ringi ära. Kuskil siin on kindlasti mingi... No näed, siin on üks tross sulle. Näed, kui väga tahad, siis lähed siit mööda trossi üles ja... Ja. No, vaatame. Ahah, siin on sama värk. Kusjuures siin on... siin on redelid ära varastatud. Näed, siin on siit alt on. Ja. Et siit alt on, siin on mingi nöör pandud. No, ühesõnaga sa vinnad ennast sinna. Ja siis tuleb veel üks vahe üle ühe. No, mingid tuid. Näed, sealt on ülevalt näha see veetünn, aga see on ka maha lõigatud. See keskelt on näha, siis tegelikult sealt on nagu selle tünni alumine. Aga sealt peaks saama ülesse küll. Seal sai rõdu peale isegi. Rõdu peale saame, jah. Väga uhke. Ka pildi. Et kui keegi tahaks nagu värki saada, siis tegelikult siin on täitsa tehtav see ronimine. Saaksin no, siit saab üles vaata, on see post vaata seal. Saab sinna üles minna küll. Saab natukene ettevõtlik olema. Üks variant on see, et võtad kokku pandava selle redeli kaasa, selle alumiiniumredeli. Oi. Vaat kui hästi see on säilinud isegi see. No, see on, ma arvan, et ta tegelikult on suhteliselt värskelt tehtud. See võib olla mingisugune 80. aastad või midagi sellist. Tellised. Jah. Huvitav muidugi on see, et miks 2 torni on tehtud. No näed. No näed. See selline äpp on siin. Et saa huvitav. Aga selles mõttes, ilus on. Mingi prügi ei ole maa. No, jah. No ju siis ei ole keegi julgenud või viitsinud nii kaugele tulla. Mingi jama, mingi pudelid ja ma ei tea, mis asjad. No, aga nagu sa näed, mets on maha võetud. Ju siis on mingi asi. Väga lähe. Ole tulemas. 2022 keegi käib siin siis, jah? Jah. Ei noh. Ettevõtlikud olid siis. Peavad olema ettevõtlikud muidugi. Noh, väga uhke. Et kui tahta, siis saab ronida siin küll. No seal on ka veel mingisugune. Ei tea, vist ei hakka minema sinna, see näeb suhteliselt külge välja. No väga lähe. Et saab sinna katusele küll. Milleks siis neid veetorne kasutatakse elanikkonna ärajootmiseks ja... No enne muistsetel aegadel oligi puhtalt selle veeturve tõstmiseks. Sealt ülevalt alla vaikselt pumpasid sinna üles ära see. Ja sealt siis selle veesurvega lükati ta siis laiali. Aga noh, ma arvan, et on siin sõjaväe omad, see ei ole elanikkonna omad. Sõjaväelaste joogivesi. Jah. Siin on juba rohkem sügi. Keegi on vedanud siia oma mingit jama ja põletanud, siis on nad kõik on kärsanud. Siin on lõkked tehtud kõvasti. Siis on mingid kaablid põletatud ja muud sihukest lollust korraldatud. No nagu ikka. Ei no see on sellest, et seda on siin põletatud. No see klassikaline värk. Hea lõpeta. Akna pole madalal. Jah. Keegi ei näe siin metsa vahel suusuda tuld ka ja.
ja näed. Ma ei tea, mis iganes asutus see on, aga seda ühte kuuti nad seal millegipärast kasutavad. Seda ühte kuuti nad seal kasutavad. See võib olla, et ikkagi kuskil on siin puurkaev ja seda siis kasutatakse praegu tänapäeval ka. See on jälle mingi pesuruum olnud. Mingi põranda seest on torud ära varastatud. Või mis iganes ta siis on. Sitta on vähe. Mingit suvalist jura. No, see torn on nagu väiksem. Teine on suurem. See teine on uuem. See on vanem. Nojah, ma ei tea, lähme laiali me. Mingi suur pea või mis selle koha nimi nüüd oli? Meriühendus on ka siin hea, on ju, ja kohe meri on näha. No vot. No sellepärast ta siia kükutatud ongi ju. Eks nad on võtnud selle poolsaare tipu kõik enda kätte ja kiivitsoon, kinnine ala ja hea on olnud siin hullata. Ja seal on mingi eraomandi. Mingisugune kiri. Ei tea. Kuskilt. Ja siin plangu taga igatahes näed, mingisugune tegevus toimub. Lastin on ka võttes. Jah, mingid laagrid. Vaata, võiks korraks või kinni sisse. Võtad suured uked. Tanki uked. Ei, vaevalt. Mingid veoautot võib-olla käisid, aga vaevalt, et siin keegi tuppa tangiga sõitis. Mingi remondivärk on siin. Kanal ja puha. Ja see näeb suhteliselt normaalne välja isegi. Siin saaks ju panna äri püsti. Asi seda. Näe, siin on põrandad ka ära varastatud. Need on läinud kas kütteks või keegi on lihtsalt sirkust teinud.